Nüüd me kõik teame, et Eestis tehti valitsusremont ja sotsid visati välja ja Reformierakond ja Eesti 200 jäid valitsusse. Ja me oleme kuulnud, kuidas Kristen Michal nüüd kõiges sotse süüdistab. Aga samas on nad ise olnud kõikide otsuste tegemisel juhtivas rollis, siis Reformierakond ja Eesti 200 ka. Ja samuti parlamendis on Reformierakonnal kõige rohkem hääli, ehk et kõikidel hääletustel on nende toetus olnud ülekaalukas. Ja kas te tõesti arvate, et teie erakond ei ole nüüd vastutav kõigi otsuste eest, kõigi maksutõusude eest ja täpselt samuti teie uus vana koalitsioonipartner, kes alles jäi? Ja suure võiduna olete juba kuulutanud, kuidas nüüd naastakse lihtsa tulumaksusüsteemi juurde, ära jäetakse ettevõtete tulumaks. No raske on aru saada, kas te tõesti arvate, et inimesed on mälutud, et nagu need oleksid ainsad selle valitsuse kehtestatud maksud, mis on Eesti majanduse kvartalist kvartalisse 11 kvartalit järjest languses hoidnud. No loeme ette, eks ole, tulumaksu tõus 20-lt 22-le, kehtestati automaks, mille maaletooja Mart Võrklaev, Reformierakond, tõusis maamaks nii koduomanikele kui äri- ja tootmismaadele ja tõus jätkub. Kehtestati ettevõtetele kasumimaks, käibemaks tõsteti kõigepealt 22%-le ja 1. juulist tõuseb ta veel 24%-le. Tõsteti bensiiniaktsiisi, mis tõuseb jätkuvalt 5% järgmise 4 aasta jooksul. Aktsiisi tõsteti ka diisli, maagaasil ja kütteõlil. Elektriaktsiis tõusis mais 2024 45% ja 2026. aastal hakkab kehtima julgeolekumaks, mida maksavad Eesti tulumaksuga maksustatavad isikud ja juriidilised isikud alates 2026. aastast 2%. Ja ka pensionitelt hakatakse 1. aprillist 2025 maksma tulumaksu. Eesti Põhiseaduse Assamblee liige ja põhiseaduse üks autorid Jüri Adams on öelnud, et teie tegevus on karjuvas vastuolus Eesti põhiseadusega. Nimelt see, kuidas te nüüd oma koalitsiooni koosseisu vahetasite. Meil ei ole teatavasti presidentaalne või poolpresidentaalne riigikorraldus ja teie ei ole president, et te saaksite lihtsalt ilma piiranguteta muuta oma valitsuse koosseisu. Meil on parlamentaarne demokraatia, kus valitsuse vahetusel kehtib teatud kindel protseduur. Ja kui te leiate, et teie kokku pandud valitsus, millele te saite ükskord parlamendi heakskiitu, ei ole enam toimiv, siis te peate kõigepealt tagasi astuma ja alles siis läheb pall presidendi kätte. Ja see, et president seda põhiseaduse rikkumist teiega vastuvaidlematult kaasa tegi, on tegelikult ülimalt skandaalne. Ja ma tsiteerin Jüri Adamsit: parlamentaarses riigis tuleb täita selleks ette nähtud protseduuri. Parlamendi töö ei ole ükskõik mis suunas üle haljasala kõndimine. Ja me ei tohi teha nägu, et see, mis te tegite, et see meid ei häiri. No Reformierakond vist aitab, et talle ei kehti enam mitte mingid seadused. Kaja Kallas, kes ilmselt samuti ei saanud aru, mida või tuuseldas ka ringi nagu hormoonimöllus teismeline. Juba tema tegi põhiseaduse rikkumisega ses osas algus, et lasi lahti oma koalitsioonipartnerid. Ja juba siis president Karis, kes peaks olema põhiseaduse üks valvuritest, jättis oma ülesande täitmata, mis aga pole imestada, sest tema poeg, Reformierakonna liige, oli omal ajal muide see inimene, kes kilekotte teie juurde parteikontorisse toimetas rahaga. Kas te saate aru, et see, mis te nüüd jälle tegite koos presidendiga, rikkusite sellisel kuhul valitsusvahetusega põhiseadust ja parlamentaarse demokraatia protseduure, et see on skandaalne ja teadlik põhiseaduse rikkumine ja see läheb otsapidi ka riigireetmise paragrahvi alla, mis muuseas ei aegu. Ja ei ole võimalik, et te pole sellest koos presidendiga teadlikud ja ka mitteteadmine muuseas ei vabasta vastutusest. Ja kas te saate ikka aru, milliseks seadusetuse ja suvaõiguse mülkaks olete muutnud Eesti riigi teie ja Reformierakond?